siin on 2 lõkkekohta üsna lähestikku, natukene jalutada ja üks on siis kattega selline söögikoht, aga teises kohas siit umbes 100 meetrit eemal on lõkkekoht, kus on ka sellised laabud, kus saab kuivalt istuda ja aga mulle tundub, et siin on isegi huvitavam. Mulle tundub, et siin on ka parem telki püsti panna, kuidagi tasasem maa, rohkem sellist avarat ala. Või siiski siin. Ma olen otsustamatu. Mulle tundub tegelikult päris huvitavad kohad, kus ööbida. Siin on muidugi laud on täiesti läbi vettinud. Siin on natukene kehva süüa. Aga ma ei pea ju siin sööma, ma võin siin all endale kõik asjad valmis teha ja samas siin on nagu niiske. See on täitsa kuiv. Nii et ma arvan küll, et siis ma kolin pigem ikkagi siia. See läks hästi, et nii kui ma sain telgi püsti tatud, siis hakkas vihma sadama, et ei hakanud sadama enne, kui ma telgi püsti sain. Sest selle telgi üks miinus on küll tõepoolest see, et kui sa seda sisemist telki püsti paned, selle ajaga võib saada telk märjaks seespoolt. Et pealmine katte tuleb eraldi alles päraspoole peale panna. Teistpidi ei saa seda panna. Või et mõlemad kokku jätta ka selle telgiga ei saa. Nii et praegu läks hästi. See on 4-kohaline telk siis. Big Agnes Copper Spur HV Ultralight. 4 inimese telk siis. Kuna ma tulin siia autoga, siis ma kasutasin võimalust tuua neid asju söögiks, mida ma muidu ei võtaks kaasa. Võtsin purgisuppi, Tom K. purgisupp. Ja ma võtsin lausa suure meloni kaasa. Oh jumal. Samuti võtsin kaasa enda sihukese piraka alumiiniumist, kuidagi raske LED Lenseri taskulambi, mida ma tavaliselt matkale kaasa ei võta, sest on raske. Kui ma just ei lähe autoga, siis ma võtan ikka. Muudkui tilgutab seda vihma kergelt, mitte palju, aga vihma käes väga ei taha nagu grillida. Loodame, et homme päeval on natukene ilusam ilm. Vähemalt, et ei sajaks, siis natuke grilliks vorste ka. Aga mina ise olen siin katuse all hoopis, siit ei ole hästi näha, aga täiesti turvaliselt, rahulikult mõtisklen oma elu üle. Väga äge. Ja mul on väga soe, siis mul on väga mõnusasti soojad riided seljas. Ei ole vaja mingit lõket ega midagi. Mida see konn plaanib? Ja sealt ta läheb minu telgi poole. See on minu täna õhtune ainuke kaaslane. Tegelikult ma ei olegi nii kindel, et ma tahaks seda sinna telki endale kaaslaseks. Roomab küll sinna poole. Mulle tundub, et ta ikkagi käärnakon. Kui ma pildi pealt vaatasin, siis
väga konkreetsed reljeefsed kärnad olid peal. Kärnkonn on ka konn ja väga kena konn. Aga ma ei tea. Tilki ikkagi tahaks. Ja ma nagu sõnusin ära. Kärnkonn juba ongi minu telgi juures. Telgi all. Läks peitu juba. Nii. Kus ta siin tekib? Kus sa nüüd oled? Ja ei lähe. Ei lähe minu telki. Kus sa lähed? Sinna ei saa sisse. Mis? Kuhu sa nüüd lähed? Ma ei saa ise sinna telgi sisse minna. Kui sa seal ees oled. Oh, sind. Ole siis, ole. Ole. Siin on 2 sissepääsu, ma lähen teiselt poolt. Ta läheb sinna telgi alla peaaegu, ma ei tea. Ma lihtsalt loodan, et ma teda laiaks liitsun. Ja lähebki alla. Ta läheb minu telgi alla, ära mine sinna. Kas on ideid, kuidas ajada telgi katte alt ära kärnkonna? Seal ta on. Ei kavatse tulla välja. Ma olen teda siin hirmutanud ja mida iganes teinud. Ta on siin keset telgi. Keset telki põranda all. Keeruline. Oh jah. Peab mõtlema mingisuguse triki välja. Mingisuguse pikema pulgaga võib-olla, siis ta tuleb. Nii. Järgmine katse toikaga peletada. No mine nüüd. Mine. Mis nüüd? Sulle meeldib seal, jah? Mine. Noh, mis sa pungitad seal silmi? Mine kord. Kutt. Mine. Mine nüüd. No mis nüüd? Ei lähe. Hurraa, lõpuks sain telgi alt välja. Aga ma proovin teda natuke kaugemale ajada. Mine natuke kaugemale. Sest muidu tekib sul jälle võib-olla tahtmine minu telki minna. Mine jah natuke. Ma ei teagi, kuhu sind viia. Või tallutada. Siit ei saa üle. No nii, viisin su nüüd istumismatiga natukene kaugemale. Noh nii, kuidas kommenteerid seda seiklust? Minu jaoks oli see päris põnev. Ma juba arvasin, et sa ei tulegi sealt telgi alt välja. Ega ei oleks tulnud ka. Pikalt ohisin, enne kui sa hakkasid liikuma. Sa olid vist nii hirmunud võib-olla šokiseisundis, et ei julgenud midagi teha. Siukene šoki tardu reaktsioon. Head teed sulle. Kõike head. Tervita enda sugulasi ja sõpru. Nii, olen siis nüüd telgis ja kõik on ilusasti üles seatud. Siin on tõesti väga ilusasti ja mõnusasti kuninglikult ruumi. Et saan laiutada nii, kuidas tahan ja kõik asjad paigutada nii, nagu tahan ja nii, nagu mulle sobilik ja meeldiv. Ja see telk kaalub kuskil 2,5 kilo ainult. 4 inimese telk. On tõesti mahukas 4 inimese telk. Sellisega oleks ikka lust ja rõõm igapäevaselt matkata, aga ma ei tea. Ikkagi suht palju kanda ikkagi tavalisel matkal. Aga autoga tulles väga kena. Väga tore laiutada.
on uus hommik, vaatan parklasse on tekkinud üks auto, kus on räätsasid hästi palju. Mulle tundub, et siin läheb mingisuguseks grupiviisiliseks raba matkamiseks. Kui äge oleks liituda, aga ilmselt niimoodi üks prompt peale hüpata vist ei saa. Öösel jah, kergelt sadas üldse tegelikult pigem oli kogu selle aja siin õhtu ja öisel ajal ainult hästi kerge sadu või peaaegu olematu sadu, lihtsalt vahepeal oli tõesti siukene mingi hetk, mingi pool tunnikest, kus oli päris tugev sadu, nagu videost oli näha. Kuna tulin autoga, siis võtsin kaasa endale selleks huvitava tööriista, ta nagu meenutab kirvest, või siis machetet, nuga ja kirvest, siukene vahepealne variant. X-Blade, Rootsi oma, Sandvik, Rootsi terasest, 165 mm on siis terapikkus, 290 mm on kogupikkus. Tera ise on 4 mm paks, otsast natukene teravnev. On ka mingi koht siin, kus peaks saama mugavamalt tulevulka kasutada, kuigi see minu meelest ei ole nii terav, mugav, aga tera ise on väga terav. Kivipesust viimistlusega, ikka väga asjalik tööriist. Et kui on vaja lõhkuda mingid puid või raiuda mingi puuhaluga hopsti halge, täitsa asjalik, väga rahul. Aga lihtsalt, et kuna ta on ikkagi kaalub seal üle 300 grammi, siis ta on 315 grammi vist oli jah, et siis ma ei ole teda alati kaasa võtnud. Üks vidin, mida ma kaasa võtsin, on see matkatool. Praegu ideaalne, kuna siin on kõik pingid ja märjad, siis mul on olemas üks kuiv tool, mille peale mõnusasti grillida vorste ja ta on tõesti kerge, mis ta kaalus 950 grammi. Kaasas on tal selline pakkekott, kuhu ta mahub ära, sest käib kokku nagu telgil need kaared lülidena. Siin on veel lisaks kaasas 2 taskut, mis teeb ta minu jaoks praktilisema natukene kui Helinoxi väga sarnane variant Chair One. Et jah, kui peaks tulema tuul minule näkku, ta on nii kerge, et võtan lihtsalt siit küljes kinni ja tassin teise koha peale ja grillin edasi. Ja kui imelik kandlega. Võtab kandle kaenasse ja läheb edasi. Sinna, kus elu on lill. Nii, nüüd ma siin, grillin vorsti ja mulle tundub, et ma ei ole siin sugugi ainukene. Rahvast on kogunenud siin mingi hulganisti. Kõik lähevad ilmselt varsti rabamatkale. Viimased vetsus käimised. Nii et tahaks ise ka minna. Ja samal ajal, kui mina siin küpsetan selle orgi otsas, ise tehtud orgi otsas vorstikest, avastas on juhuslikult üks siin olevatest, et siin on lausa olemas eraldi šašlõki vorras. Ja et ma ilma asjata. No samas, see ei ole minu stiil kasutada siukseid asju siukses kohas. Näed, siin on lausa üks puust käevidemega. Deluxe variant. Tegelikult hästi lohu. Nii, vetsus käidud. Juba hea. Statistiliselt võib öelda, et 1/20 inimesest kindlasti on, kes ei oska breadlauda üles tõsta ja kuseb breadlaua täis. Istume edasi, sööme.
Seal kaugemal on näha, et kuidagi hallikad on metsas. Mulle tundub, et seal võib juba sadada. Tegelikult praegu isegi võiks sadada ilma asjata, muidu on korrateks jope seljas. Kui mul siin puhata vahepeal. Kakerdaja rabas. Ma lihtsalt jumaldan seda soovkaedu lõhna. Kui hea. Juba on tunda kerget seenevihma. Kui tore. Ja ei ole ma ka siin pääsenud põdrakarvestest. Isegi rabas on paar põdrakarvest mul tulnud peale juustesse. Ja jälle üks kõrva peal ka. No nii. Ma ei tea, ei ole õppinud veel põdrakärbseid nautima. Raudteel tohib sõita küll, tähendab liikuda rattaga, aga tuleb talutada käe kõrval. Ei tohi tegelikult sõita. Lihtsalt turvalisuse huvides. Tegelikult, kui hakata järgi mõtlema, siis mul endalgi olnud kiusatus siit sellest rabast läbi sõita, isegi mitte rattaga, vaid elektritõuksiga. Sest siin vahepeal, kui ma nüüd tegin mõned jalgsi matkad, siis ma vaatasin, et nagu väga palju selliseid kohti ei ole, kus ma saaksin ühistranspordiga koju minna ja jääd väga pikad lõigud. Et oleks väga mugav, kui ma saaksin mingid lõigud teha, siis näiteks just huvi pärast sellise uudsel meetodil elektritõuksiga. Ja siis ma vaatasin ka, et jah, siin on need laudteed, et ma ei tea, väga kahtlane nagu ebakindel, kas on hea mõte. Võib-olla jalgrattaga on isegi see kontroll nagu parem kui tõuksiga, elektritõuksiga. Võib-olla ei tegelikult, nii ja naa. Ühesõnaga, aga ma arvan, et see ei ole väga hea mõte, kui elektritõuks tahab kuskile mülkasse, laukasse. Et iseenesest see on nii ilus koht, kuhu tulla tõesti. Mis iganes transpordivahendiga või siis trammiga number 11. Ma ei tea, kui palju korrad juba filminud. Ma ei tea lihtsalt, kuidas see video pealt välja paistab. Kas ta jääb nii, nagu ta on silmale? See on lihtsalt nii ilus. Ta on lihtsalt nii ilus. Ma kujutan ette, kui ilus see taim on. Vaadake seda mändi. Nagu madu. Kas pole põnev? Kas pole põnev? Ütle jaa. Tänane skoor põdrakärbeste osas on kuskil mingi 15 ringis.
pole kõige hullem. Aga ei ole ega mõnus jah, kui on isegi raba täis põdrakärbseid. Jälle ka vihmasada väga hea. Tõesti värskenda tunne, nagu tahaks otsa märjaks saada. Mul on natukene paksud püksid järas, sellised talvised püksid lausa. Ma arvasin, et hommikul oli ikka jahedam, kui üldse liikunud. Et mõtlesin, jätangi jalga. Jumal küll, need olid nii palavad püksid. Tavaliselt ma matkale ei võta kaasa siukseid asju nagu melon, sest eriti jalgsi matkale arusaadavalt. Aga praegu on ta mul väga asja eest. Mul on suur janu, aga ma ei tahaks lihtsalt vett juua, ma tahaks midagi mahlast ja see on ühtaegu nii söögi kui joogi rollis mul praegu. Ma arvan, ma saan selle meloni üksinda ära. Ma vist hindasin enda võimeid üle. See oli ikka väga suur melon, ma kõike küll ei jõua ära süüa. Ja siit ka, ega ma kõike ei söönud üksinda, vaid pakkusin ka ühele rattamatkatajale grupile süüa, et mõned võtsid nemad ka. Tuleks veel keegi, mina ei jõua seda ära süüa. Ma ei jõua ära kiita seda potti, see lihtsalt on nii hea, mitmekülgne. Ta on selline vastupidav. Gaas kinnitab hästi tugevasti selle käepidemega, mis läheb ümber kaane. Niimoodi, et ei klirise, kuidagi ei kolise, kui sa rattamatkal näiteks kasutad seda kruusateed mööda sõites, ei hakka klorisema. Ja üks miinus tal on. Ja see ei ole mitte väike miinus. Tal ei ole tila ning siit vee valamine mõnda teise nõusse on siuke paras vaevarikas töö, et väga harva õnnestub niimoodi valada siit, et vee kadusid ei ole, et kuskil läheb ikkagi üle ääre ja aga ta on lihtsalt kuidagi mulle nii armsaks saanud, eriti kui ma kuskil lõkke juurde lähen, siis ma ikkagi võtan selle poti kaasa, kui ma lõkke peal teen süüa või juua. Taas hakkas vihma sadama. Ma arvan, et vee saab soojaks ikkagi. Minu melon seal saab ka ära pestud. Kõht on tegelikult täis. Vett täis. Ma tahaks midagi sooja. Kohvi näiteks. Vihma hakkas nii kõvasti sadama, et lehed langevad tugevamini alla, kollased lehed. Päris huvitav. Kui see telki vaadata, siis küllaltki suur ala on siin all vaba. Mis tähendab seda, et õhku tuleb siit alt päris hästi. Et kuigi siin ainult üks ventilatsiooni ava üleval, siis reaalselt see õhk tsirkuleerib päris hästi ringi. Et mingisugust kondenssi seal seespool ei olnud. Välja arvatud muidugi eeskatte, mis on paratamatu. Ma olen selle telgiga väga rahul. Kell on 8.
nii, uus hommik, taevas on pilvine, aga hetkel ei saja. Natukene joon kohvi ja siis tagasi Tallinnasse.